tere! Mina olen Kellu ja täna räägime sellistest toredatest, vahvatest asjadest nagu on küüslauguidandid. Need on siuksed nagu tillukesed ja kui need siit karbisest välja võtta, siis need on hästi kerged ja hästi pehmed ja värskena sellised hästi rohelised ja küüslaugu maitsega. Nad võivad olla üsna tugeva küüslaugu maitsega. Ja mina neid enne kaamera käima panemist ühe väikese toidukese sisse just kasutasin, et see karp ei ole täiesti ääreni täis. Ja ma pean ütlema, et see maitseelamus on väga positiivne, sellepärast et mulle endale küüslauk väga meeldib. Võt sellised need siis on. Käivad salatite sisse, igasuguste muude toitude sisse. Need on hästi mõnus süüa. Hambal on nad mahlased ja siis siia keele külgede peale jääb selline tugev küüslaugu maitse. Ta ei ole nii tugev, kui on päris küüslaugu, aga natukene ikkagi. Nüüd see iidukarp ei ole väga odav, 2 eurot 50 grammi. Õnneks, kui sa poest ostad, siis see karp on täiesti ääreni täis, nii seda on piisavalt palju. Ja kuna tal on tugev maitse, siis ei panegi seda alati väga palju toidu sisse. Nii et kui suurt seltskonda ei ole, siis vähemalt paariks päevaks teda jätkub küll. Tõsi, mina seda just nagu kalli hinna poolest alati ei ostaks, kuigi mulle ta väga maitseb. Aga kui ma seda ostan juba, siis ma kasutan seda võileinude peale kindlasti, salatite sisse, toitude kõrvale, kuhu iganes ma vähegi tahan küüslaugu maitset lisaks. Ja milleks üldse võiks küüslauku siis kasutada? Näiteks siin on üks Õhtulehe selline vanem artikkel 15 tervisehäda, mida küüslauk leevendab. Ja siin on igasugused nahahaigused, vererõhu alandamine, südame haigused, kolesterooli alandamine, allergia vastu võib ta hea olla, hingamisprobleemide abiks või hingamisprobleemide vastu ta võib olla. Tüükad ja konnasilmad, seda ma ei ole ise katsetanud. Ja parandab verevarustust, et sa võid seda pärast ise lugeda, mis tuleb kõik organismi jaoks ära kõik teha. Nii et see on üks sükene vahva vitamiinipummikene ja mina arvaksin ja või hindaksin sellist asja täitsa tervise mõttes 10 punktiga. Ma loodan, et me ei pane mööda. Sellepärast, et kui ta on värske ja tal on kõik need küüslaugu omadused ja kõik see tõsi, millest siin juttu on olnud, siis on üks täielik hea looduslik 8,8 punkti. Ma korra jäin siin mõtlema, et üks miinus muidugi sellel asjal siin on, et ta kiiresti läheb vanaks, et kui sul on küüslaugu küüs, siis ta seisab sul võib-olla mitu nädalat normaalselt tingimustes kodus, võib-olla isegi suhteliselt rohkem. Aga seda sa küll hoida ei saa, nii et see on selle asja nagu miinus ja võib-olla siis võtaks selle väärtust natukene allapoole. Oleks väärtuseks 7. $8,2 tuleb ikka. Nii et üks küüslaugu fänn hindas seda asja väga uhkelt. Aga sa võid siia samasse video alla jätta kommentaari, mida sina arvad sellisest küüslaugu idandist ja kas sa kasutaksid seda, kuidas sina seda hindaksid toiduainena. Aga kohtume varsti uutest toredates videotes jälle. Tšau!